Head kolleegid, konverentsil osalejad, austatud külalised siin ja sealpool ekraani. Mul on hea meel avada Arenguseire Keskuse konverents, milline on kohalike teenuste tulevik Eestis. Ja kõigepealt lubage mul õnnitleda meid mitme ümmarguse ja kandilise tähtpäeva puhul, et Eesti Linnade Liidu loomisest on möödunud 105 aastat ja kohalike omavalitsuste staatuse taastamisest ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu taasloomisest on samuti möödunud 35 aastat. Mul on hea meel ka selle üle, et koostöö kohalike omavalitsuste vahel on aina kasvanud, sest nüüd on Eesti Valdade ja Linnade Liidu liikmed juba kõik Eesti 79 kohalikku omavalitsust. Ja ma tean, et mitte alati see nii ei ole olnud. Ja õnnitlen just nimelt meid, sest olen ka ise olnud 2 kohaliku omavalitsuse valitsuse või volikogu koosseisus alates eelmise sajandi lõpust väikeste vahepausidega kindlasti üle 20 aasta kokku. Ja olen tähele pannud, et inimene peab lugu sellest, mida ta tunneb ja hoiab seda, mille nimel on vaeva näinud. Ja kui õnnitleda kohaliku omavalitsuse, siis peab tingimata rääkima meie vormis, sest sõna omavalitsus lahku kirjutatult on ju elanike oma valitsus ehk kommuun ühiste teenuste ühiseks korraldamiseks ehk vald on elanike oma ühise vara valdus või valdamine. Kohalik omavalitsus on inimesele tihti esimene ja peamine kokkupuude riigiga, lasteaiast kuni tee korrashoiuni, hooldusest huvihariduseni. Ja omavalitsustel on meie demokraatia ja elukeskkonna ja kogukondade sidususe kujundamisel asendamatu roll. 2017. aasta haldusreformiga muutusid vallad suuremaks ja haldussuutlikumaks, aga kas ka küllalt suureks, et kanda suuremat rolli rahastuse ja vastutuse tasakaalustamiseks. Ja siin ma ei pea silmas kaugeltki seda, et kas ikka omavalitsused on küllalt suured, et nad oskavad raha kasutada, vaid puht tehniliselt, et kuidas kohalik omavalitsus, kas ta on küllalt suur selleks, et ise oma makse kohustada, sest maksud on teatavasti ka sund ja sund vajab rakendamist ja infosüsteeme, kontrollimist, väljanõudmist. Haldusreformi teine pool, rahastamissüsteemi kajastamine jäi toona ootele. Eesti omavalitsused saavad valdava osa oma tuludest füüsilise isiku tulumaksust. See muudab nende rahastuse tundlikuks töökohtade ja sissetulekute geograafiale ja järjest kasvab elanike osakaal, kes elavad ühes, aga töötavad teises omavalitsuses. Ja paradoksaalsel kombel on omavalitsustele kasulik olla nii-öelda elanike omavalitsus või omavalitsus, kus siis elatakse pigem kui töötatakse. Ja praktiliseks väljenduseks sellele on ümber aktiivse ettevõtlusega linnade kujunenud kuldsed ringid ja visuaalseks kinnituseks sellele ka siis ummikud tööpäeva alguses ja lõpus nende linnade ja kuldsete ringide vahelistel teedel. Kui me tahame, et omavalitsused oleksid iseseisvad ja võimekad, peame nende tulubaasi ajakohastama, andma neile võimalusi oma tulusid, eriti ettevõtlusest mõjutada. Viimastel aastatel on jõustunud mitmeid samme, mis loovad kohalikele omavalitsustele uusi tuluvõimalusi.
Näiteks 2023. aastast kehtib tuulikutasu, mis võimaldab taastuvenergia projektide läheduses olevatel omavalitsustel saada reaalset lisatulu. Ütleme, võimaldab nendel omavalitsustel, mille territooriumil need tuulikupargid asuvad, saada lisatulu, mida ta siis jagab füüsilises läheduses elavate elanikega. See aitab loodetavasti suurendada ka kohalike inimeste toetust uutele tuuleparkidele. Ja kui see seadus jõustus, siis ma tean, et minu enda piirkonnas, näiteks Saarde vallas ja Läänerannas omavalitsuse töötajaid said telefonikõnesid, et kuhu peaks tegema taotluse, et ka minu maadele tuleks tuulik. Tõsi, me kõik teame, et viimasel ajal on tekkinud vastukampaaniaid. Kas argumendid on tõesed või mitte, et seda siin kaaluma ei hakka, et Riigikogu kõnepuldist eelmine nädal öeldi, et tuulikud mõjutavad sikivust näiteks. Kas see on tõsi? Ma jätan võib-olla vastava valdkonna teadlastele kommenteerida. Samuti kasvab alates 2024. aastast maamaksu tulu tänu maa korralisele hindamisele ja maamaksu piirmäära tõusule. Eriti oluline on see elamuarenduse, ärimaa ja taristu planeerimise seisukohalt ja kohalik omavalitsus peab saama kasu väärtuse kasvust, mille ta oma otsustega aitab luua. Väga pikalt oli maa korraline hindamine tegemata, seetõttu vahepeal ajad muutusid palju, on olnud nurinat siin Riigikogus, et me oleme jätnud liiga suure vabaduse kohalikele omavalitsustele maksu tõsta, aga ma olen veendunud, et seda suuremat vabadust ükski kohalik omavalitsus ei kuritarvita, et ma ei näe selles probleemi. Lisaks astus riik sammu, mida rahva suus tuntakse Robin Hoodi seadusena. Ma isegi taha seda välja hääldada. Selle seaduse nimi peaks olema millal maksan memme taadi vaeva. Tulumaksuseaduse selle muudatuse eesmärk on suunata kõrgema maksu laekumisega omavalitsuste tuludest madalama tulubaasiga omavalitsuste toetuseks raha teisiti. Täpsemalt võrdsustatakse lähiaastatel pensionitelt ning palkadelt kohaliku omavalitsuse eelarvesse kantava raha osakaal. Me oleme kohtunud selles küsimuses Saue vallavanemaga Riigikohtu saalis ning juuni lõpuks peaksime siis saama teada, kas pensionäride tulult, piskustulult võrdset osakaalu riik ikka tohib nende kodu omavalitsusele suunata. On selge, et riik peab aitama kaasa sellele, et teenused ei jääks ühegi Eesti kogukonna jaoks kättesaamatuks, ka siis, kui maksulaekumine on tagasihoidlik. Heade lahenduste eelduseks on, et me säilitame stiimulid pingutada, investeerida ja kasvada, nii nagu inimesed vajavad ka omavalitsused õiglast, ent motiveerivat keskkonda. Ja lõpuks kvaliteet. Inimesed liiguvad kvaliteedi järgi ja seda me ei saa eirata. Eelarvestamise hügieenitase on see, et me paneme paika kululiikide lõikes, aga see ei ole mitte kaugeltki piisav. Eesmärk on teenuse sisu ja kvaliteet. Ei piisa sellest, et meil on kooli jaoks personalikulud, õpetajate palkadeks ja majanduskulud kütteks ja valgustuseks. Need peavad niikuinii olema. Vaja on sisulist tegevust, mida ja kuidas õpetatakse. Ja veelgi enam, vaja on sisulise tegevuse kvaliteeti, kuivõrd kooli pakutav haridus avab lõpetajatele uksed õpingute jätkamiseks või tööpõllule astumiseks. Selles on tegevus ja eesmärgipärase eelarvestamise tuum kohalike omavalitsuste jaoks, aga isegi kui kohalikud omavalitsused või riik, me riigieelarve juures vaidleme seda sama vaidlust, seda ei tee, lapsevanemad siiski otsustavad jalgadega. Seal mitte mingisugust valikut ei ole, seda tuleb teha. Arenguseire Keskuse analüüsid näitavad, et kohalike teenuste tulevik sõltub 3 omavahel põimuvast tegurist. Adekvaatsele rahastusele lisaks ka uute, senisest paindlikumate teenusmudelite rakendamist ning mis kõige olulisem, omavalitsuste koostööd teenuste osutamisel. Seega ei piisa vaid rahast, vaja on ka kohapealset suutlikkust otsustada
ja katsetada. Me ei vaja tsentraliseerimist, vaid omavalitsuste volituste ja vastutuse suurendamist. Arenguseire Keskus toob ka välja, et kui omavalitsuste tulude suurendamiseks kasutada praegusest rohkem kohalikke makse, siis soovides nendest omavalitsustele vähemalt 10% tululisa, peaks kohalike maksude osakaal SKP-st kasvama praeguselt 0,2%-lt 1%-ni ja selle võrra suureneks ka üldine maksukoormus Eestis. Me kõik teame, mida avalikkus sellest arvab. Ja valikud ei ole seega lihtsad. Iga otsusega kaasnevad mõjud, kompromissid, kohanemisvajadused, aga nende valikute üle on vaja avameelselt arutada, kasutada parimat teadmist ja kollektiivset mõtlemisvõimet. Vaja on selgitada inimestele tänavalt, maksumaksjatele, teenuse tarbijatele, mida, miks ja kuidas me teeme. Soovin teile tänaseks julgeid küsimusi, sisukaid vastuseid ja arutelusid, mis ulatuvad kaugemale Exceli lahtritest ja päevapoliitikast. Jõudu ja põnevat konverentsi. Aitäh!